Hei, õhtul tulevad alati head mõtted, eks ole. Ühesõnaga, mõtlesin, et jagan jälle midagi, mis on mul päris mitmetel kordadel tegelikult peas nagu ringi tiirlend, aga millest ma nagu vist ei ole varem maininud, enam ei tea kah tegelikult, vahet ei ole. Et kui oluline on tegelikult ükskõik kellena, kes sa töötad inimestega niimoodi, et sa kas õpetad neid, toetad neid, harid, nõustad, mis iganes, et sa ei unustaks ära, et inimene ei pruugi nagu olla endaga veel, tähendab see inimene, kellega sa tööd teed, tema ei pruugi veel endaga olla selles kohas, kus sina oled. Et isegi tavaline inimene tegelikult hästi lihtne on enda teadmiste juures selle koha peal, kus sa oled endaga välja jõudnud. Unustada ära, et kui sa räägid kellegagi, kes ei ole veel seal maal, see fakt, et ta ei ole veel seal maal, see on nii riski business. Hästi kerge on inimese enesehinnang niimoodi maha tõmmata, jätta talle mulje, et ta ei ole veel see. Ta ei ole veel seal. Ta ei tea veel piisavalt. Ja loomulikult ta ei teagi veel piisavalt, sest ta ei olegi veel seal. Ta on teel sinna. See kandub ka kusjuures edasi siis, laieneb siis ka nendele inimestele, kes on oma mingisuguse tervenemise teekonnaga jõudnud sellisesse kohta, kus nad juba teavad asju. Nad on juba töötanud enda sees läbi mingid kohad ja nad on juba jõudnud kuskile. Ja siis, kui nad satuvad näiteks rääkima inimestega, kes on oma tervenemise teekonna alguses. Ja täpselt samamoodi on hästi lihtne võtta talle ära igasugune motivatsioon endaga edasi tegeleda. Just tänu sellele, kui sa hakkad talle rääkima, et kuidas sa seda ei tea ja kas sa seda ei ole mõelnud ja ma arvan, et ma vist pean siia ütlema veel juurde, et kes iganes on rääkinud, kunagi väljendanud ennast niimoodi, et minu kõrvu jõudmise, minu kõrvad ei lähedal ühesõnaga kuskil, on ju. Et ma ei räägi konkreetselt teist. Ööleblikas. Ma ei räägi konkreetselt teist ja see ei ole nagu halvustava alatooniga, sest et ma tean väga hästi, kui lihtne on sattuda sinna libedale jääle oma nende teadmistega, et ma juba olen seal ja ma juba tean ja siis ongi mingil hetkel tekibki see, et räägid kellegagi juttu, kes veel ei ole seal päris ja siis tekib see, et kas sa selle peale ei ole mõelnud ja kas sa selle peale ei ole tulnud ja tegelikult on veel see variant ja tegelikult on veel see variant ja siis ongi, sa võtad talt tegelikult ära selle motivatsiooni üldse edasi midagi teha, sest talle jääb mulje, et ta ei tea veel piisavalt, et ta on kuidagi, teda on vähe. Sest ta sattus rääkima kellegagi, kes jättis talle sellise mulje ja ta ei märka seal juures seda fakti, et see teine inimene, kes juba teab, tal on rohkem teadmiseid, on ju, et ta on seal oma teadmistega, sest ta on kõndinud maha juba selle tee, et jõuda sinna nagu. Aga sa veel ei ole seal. Sinu tee on alles ees. Et
et kuidagi nagu raske rääkida, kui inimesed vastu tulevad. Imelik mulje. Aga mõtlen, kuidas ma sõnastan seda. See on jälle üks nendest sekunditest, kus ma kipun laiali minema. Kui sa tunned, et sa oled oma teadmistega kuskil. Ja jällegi ma ütlen, seal ei ole tegelikult vahet, kas sa oled nagu õpetaja, kas sa oled tervendaja, kas sa oled psühholoog, nõustaja, mida iganes, kes, ma ei tea, jõudnud mingisuguse traumatööga kuskile maale, on ju. Tegelenud enesearenguga kuskile maale, tegelenud üleüldse õppimistega, mille iganes asjaga, mingile maale välja juba. Et kui sa satud rääkima inimesega, kes veel ei ole seal, ilmselgelt ta teab vähem, siis katsu märgata enda juures seda nagu seda ego möllu, mis hakkab peale. Kui sa tahad oma teadmistega esineda, neid peale suruda, õpetada. Aga sa võtad teiselt nagu selle motivatsiooni sellega ära. Katsu suhtuda sellesse inimesse kuidagi niimoodi, et kuula kõigepealt, kus tema on enda jutuga. Sest kui ta kõnnib sama rada, mis sina, siis tegelikult sa ju saad aru, kus maal ta on, kuna sa oled eespool. Põikleme puudaukstelt vaat läbi. Et sa ju saad aru, kus maal ta on, sest tõenäoliselt oled sa täpselt sama raja maha kõndinud. Sa oled olnud täpselt samas kohas ja sa kipud selle ära unustama. On mingisugused nüansid meie teekonnas, mis lähevadki meelest ära. Reaalselt kusjuures lähevadki meelest ära. Ja siis, kui sa satudki rääkima kellegagi, kes on just selles punktis, mis sina oled juba ära unustanud, siis ongi nagu, et kui sa seal umbes oled, et mis asja. Süvene, kuula, kuidas ta räägib, kuula, mida ta räägib. Ja siis sa saadki aru, kus ta on endaga. Ja siis sa saad tegelikult talle nagu mingisuguseid õpetussõnu anda. Siis, kui sa oled aru saanud, kus ta on, sest see on hästi oluline aru saada, kus tema omadega on. Sest meil on mingisugused õppetunnid, mille me peame oma teekonna jooksul läbi tegema. Jällegi vahet ei ole, mida sa siis teed, on ju, mis teekond see on. Et me ei saa samme vahele jätta. Me peame tegema läbi kõik sammud, et jõuda endaga kuskile sinna, kuhu iganes me välja tahame jõuda, on ju. Ja väga hea, kui me saame õpetussõnu. Aga need õpetussõnad peavad toetama seda hetke, kus me hetkel oleme oma teekonnal. Mitte tühistama ära seda, sest see on veel vähe või see on vale. See peab aitama edasi, see peab toetama seda hetke olukorda, et oleks nagu lihtsam edasi minna. See peab toetama kõik seda teekonda edasi. Kui sa tahad nõu anda, kui sa tahad õpetada, sa peaksid tegema seda viisil, mis motiveerib edasi minema, mis annab jõudu, nõu. Et vilkuritega võib pimedaks jääda, tuleb välja. Et see on ülioluline asi, mis nagu nii tihti ma olen märkanud, et läheb meelest ära teatud inimestel, kes nagu just ongi, et nad kas õpetavad või aitavad kuidagi moodi inimesi edasi või siis on endaga juba jõudnud kuskile kohta. Et me kipume selle ego, oma teadmiste ego tasandilt kuidagi tühistama ära teisi, kes ei ole veel seal, kes veel ei tea nii palju, kui sina juba tead. Väga tore, et sa oled nii tark. Väga tore, et sa tead rohkem. Isegi koolis õpetajad teinekord unustavad ära selle fakti, et õpilane ei ole endaga veel päris seal. Ta ei saagi teada. Sinu töö siin õpetajana ongi õpetada, kuidas see õpilane jõuab sinna välja. Ta ei jõua mitte kunagi nagu
noh, sa täiskasvanud inimene on ju, sa õpetad, ütleme, et ma ei tea, 4. klassi. Sa ei saa eeldada, et see õpilane teab sinu teadmiste tasemel, sest see ei ole võimalik. Ta käib praegu ainult 4. klassis. Sa saad talle edasi anda praegu ainult selle taseme jagu õpetusi. On ju? See ei olegi võimalik rohkem. Nagu sel hetkel siis. Et eeldada, et see õpilane 4. klassis järsku hakkab aduma ja vastu võtma ja kuidagi teadma infot, mis on sinul ülikooli tasandil. Et noh, saad aru, on ju? Et see kuidagi nagu ei... hästi lihtne on sihukest asja ära unustada. Ja ma tahangi siinkohal meelde tuletada, et kuidagi, ma ei tea, mõtleks selle peale rohkem. Sest ülipalju on sellist teiste ära tühistamist enda teadmistega. Ja sa oled tark, jah, sa oled juba jõudnud endaga siia. Ma olen nii palju näinud neid inimesed, ma olen nii palju juba endaga tööd teinud ja ma juba tean seda ja siis kui hakkab rääkima keegi, kes ei ole veel seal, kes on oma tee alguses, siis seesama inimene, kes ma olen juba nii palju tegelenud, siis ta hakkab niimoodi, et ma tean täpselt, ma olen nii palju juba sellega tööd teinud, issand jumal, ja siis hakkab laduma neid õpetussõnu. Mis, jah, ma saan aru, ta teeb seda heast südamest, on ju, ta ikkagi püüab aidata. Aga ta teeb seda nii läbi ego, et see tegelikult tühistab ära igasuguse motivatsiooni edasi minna sellel, kes on algaja alles. Ja mis põhiline, sa tegelikult veel tühistad seal juures ära tema praegused teadmised, mis ta tänaseks saanud on. Sest sa jätad talle mulje, et see ei ole nagu see. Ma isegi ei tea, kas ma saan selle praegu siin niimoodi selgeks teha, sest seda on päris raske seletada. Seal käibki õpetamine praegu. Päris äge. Aga ma nii tahan südamele panna, et ülioluline on kuulata, aktiivselt kuulata kaasa, kui keegi räägib midagi. See kuulamise point ei ole lihtsalt see, et sa kuulad seda hetke ja ootad seda sekundit, kus sa saad hakata nõu andma või enda teadmistega pritsima või ma ei tea, mida iganes, on ju. Targutama. See kuulamise point peaks olema see, et sa saad aru, kus inimene endaga on hetkel. Ameeriklastel, või inglise keeles siis on niisugune, nemad kasutavad enda rääkimises sellised nagu, on see, et you know where I'm coming from. Et see nagu, see tähendabki seda, et see ongi see väljend, et kas sa saad aru, millest ma räägin. Kas sa saad aru, millest ma räägin? Nagu kus minu teadmised hetkel on. Et kas sa saad aru, mida ma mõtlen? See on nii hea väljend tegelikult. Ja ma praegu isegi ei tea, kas seda sellele eesti keeles kuidagi oleks. Tõenäoliselt ei olegi, aga ma ei tea ka päris kõike, on ju. Aga see point ongi see, see annab nii ilusti edasi selle, et kas teine inimene päriselt mõistab, mida ma mõtlen, kus mu tase on. Mitte, et madal oleks, mitte, et loll oleks, aga kus mu tase selle sama teadmisega, mida ma üritan sulle praegu selgeks teha, kus ma enda selle tasemega olen, selle teadmisega. Ja siis, et seda teadmist toetada ja edasi arendada, on see point. Mitte see, et sa tühistad ära või hakkad targutama seal juures. Tervenemise teekonnal inimesed. Ülilihtne on neil hakata teist tervenejad, siis, kes on oma teekonna alguses, kuidagi nagu maha tõmbama. Sellepärast, et see uhkus iseenda üle, kui sa oled nagu saavutanud juba midagi, kui sa oled millegagi tööd teinud ja milleskist nagu üle saanud, see on vale väljend, aga üle saanud, ütleme nii, on ju, et see uhkus enda üle
tekitab väga lihtsalt olukorra, kus me teise terveneja tühistame ära. Meil tulevad nagu mingisugused klapid pähe, kus me ei näe seda kohta, kus tema oma teekonnal alles on. Ja siis me hakkame teda nagu infoga üle kuidagi kallama, mis ei ole üldse hea, sest ta ei saagi praegu aru. Ta ei saagi praegu aru. Et kui me räägime mingisugusest traumast tervenemisest, siis ülioluline on selle kannatanuga, selle ohvriga rääkida täpselt tema keeles. Täpselt sellelt tasemelt, kus ta endaga praegult on, et ta saaks sealt julgust edasi minna. Kui see ära tühistada, siis väga tihti sellelt ohvrilt võetaksegi ära see motivatsioon üldse midagi teha. See on niigi suur töö, kui sa jõuad endaga kuskile siuksesse kohta, et sa tahad üldse, et sa julged hakata endaga tegelema, mingist traumast üle saama, millegagi nagu töötama, tervenema. Ja siis, kui see nagu ära tühistatakse, siis see võtab motivatsiooni ära. Ja kuna me ei tea, mis inimese sees tegelikult toimub, kui ta meil avab ennast selles mõttes, see võib, ma ei taha küll nii öelda, aga see võib päris traagiliselt lõppeda. Ja me ju ometi ei taha seda. Et kuidagi nagu püüame kuulata, kust see inimene tuleb oma teadmistega, kus tasemel ta oma teadmistega on, kui me kuulame kedagi, kui me vestleme kellegagi. Püüa jääda tema tasemele. Püüa mõista ja anda talle infot sellele tasemele vastavalt. Jälle kord, me ei saa hakata, me ei saa eeldada, et 4. klassi laps võtab vastu 12. klassi materjali. On ju? Me peame temaga rääkima 4. klassi tasemel, 4. klassi materjaliga. Et ta õpiks kõigepealt selle selgeks, mis annab talle siis motivatsiooni ja selle boosti, et ta läheks edasi 5. klassi. Sest ei saa eeldada, et ta nüüd 4. klassis saab siis kogu selle kõik asjad selgeks ja automaatselt on 12. klass valmis. Ega ei nii. Igasuguste muude asjadega käib see täpselt samamoodi. Et ühesõnaga selle ma tahtsingi edasi anda. Et kuidagi tuleks jälgida seda. Et ma hakkasin selle peale mõtlema juba tegelikult siin ammu, sellepärast, et ma üks moment jagasin oma seinal ühte mingisugust teemat ja siis tuli mulle ka tagasiside nendelt tarkadelt inimestelt siis. Ma ei taha sinna bussijaama minna praegu. Inimesed. Et sa peaksid hakkama umbes kohe niimoodi rääkima ja kohe niimoodi suhtuma ja mingid õpetussõnu andma, et ma tean, millest sa räägid, on ju. Ma sain aru, millest nad rääkisid. Sest ma olen ka seal juba. Aga see oli nii vale suhtumine. Sest sa pead ikkagi lähtuma ju sellest, kus inimene on endaga. Kus klassis ta hetkel veel käib. Ja siis sellest edasi töötama. Sellest alates edasi töötama. Et ei saa neid samme vahele jätta. Ja teatud traumadest tervenejatel on vaja täiesti teistmoodi suhtumist. Et see teema, millega siis et me ei lõhuks teda rohkem ära lihtsalt. Et ülioluline on nagu siis aduda, kas sa tegelikult ise ka valdad seda konkreetset teemat, millest sa sõna võtad ja millest sa õpetussõnu hakkad andma. Sest et vahel võib juhtuda, et üks räägib aiast, teine räägib aiaaugust. Ja see, kes on oma teadmistega juba teatud tasemele jõudnud, ta ei näe enam, et ta ei räägi sellest samast asjast. Sest ta automaatselt arvab, et tema teadmised on nii laiad, et ta teab nagu kõike.
et baas on ju sama, vaata. Ja no tihti ei ole tegelikult. Et vot. Kuidagi üldse ei taha siin olla praegu, mingid imelikud inimesed jalutavad siin poole. Lihtsalt suvalisest kohast üle tee. Üritan mitte surma saada. Ja vot. Mul oli midagi veel, mis ma tahtsin öelda tegelikult, aga kuidagi ei tulegi meelde vist praegult. Nojah. Jah, no ühesõnaga see kuulamine, ülioluline, et sa aru saaks, kus tasemel inimene on, kellega sa räägid. Ja fantast, kui sa tead rohkem kui tema, on ju. Aga jälgi, kas see inimene, kellega sa vestled, kas ta on üldse valmis seda infot, kas ta on veel seal, et ta on valmis seda infot vastu võtma, mis sinul tegelikult juba kogutud on. Ja sa ei pea teda tipptasemega üle valama. Sest reaalsus ongi see, et me saame vastu võtta ainult nii palju, kui me oleme mingil hetkel võimelised vastu võtma. Et see üleliigne info, mis tuleb, see niikuinii ei jää pidama. Sellel ei olegi mõtet. Sest see on nagu hea väljend, pane selga vesi. Sa võid rääkida küll, sa võid oma teadused kõik edasi anda, korraga plärts niimoodi on ju, aga sellest ei ole nagu kasu. Nii et jah, pigem mitte. Okei. Jah, ägedad õhtused mõtted, mis ma tahtsin edasi anda. Aga okei. Ma siis nüüd lõpetan ära ja oli tore jälle jagada midagi. Ja ilusat õhtut sulle. Või millal iganes sa vaatad seda. Okei. Tšau.